Tere hommikust, ilus pilvitu reedene hommik. Saabusin objektile, täna on 26. detsember, pühad on läbi, vähemalt minu jaoks. Nendele, kes vaatavad mu ehitaja logiraamatut esimest korda, räägin lühidalt, millega ma siin tegelen ja mis on mul siin plaanis. Tegemist on siis vana palkmajaga, mis oli löödud vana voodrilauaga. Selle ma kiskusin maha ja ma kavatsen seda majas siis soojustada. Ehitan uue sõrestiku, paigaldan uue voodrilaua, vahetan aknad. Ehitan ümber natuke seda veranda osa, siia tuleb rohkem akneid. Siin on üks välikäimla tuulekoda. See on nii nadis seisus, et selle tõmban ka maha ja ehitan uue. Samuti on vaja soojustada vundament, aga vundamendiga on siuke lugu, et lahtikaevetöödega tuli välja see, et ta on nii nadis seisus, et praod sees, mingi pudi-padi hoiab teda seal all. Et meil tuleb valada siia lisavundament toestuseks, siis saab alles hakata seda soojustama. Tänase päeva plaan on selline, et ma võtan selle koormakatte maha, ehitan sinna sõrestikku. Kui sellega on ühel pool, siis alustan sõrestiku paigaldamisega esimesel korrusel. Nii, koormakatt on mul maas, natuke materjali siia toodud. Nüüd võtan selle ja selle posti maha, paigaldan alumise vöö, ülemised vööd ning siis jätkan postidega. Mul on vaja 2 prussi omavahel kokku kruvida, aga kruvid ei tõmba neid kinni omavahel, nii et ma kasutan sellist pitskruvi. Vahepeal jõudsin selle vöö ära paigaldada, alumise vöö. Nüüd panin laseri püsti, märgin ära, kus peaks olema ülemine vöö. Panen selle ka paika ja siis jätkan postidega. Täna on mul natuke mugavam tööd teha. On vaja tellingut, et mul on siin välikäimla katus jalge all. Nii et läheb laduselt. Postide paigaldamisega jõudsin nii kaugele, et ma pean nüüd paigaldama sinna viilu alla postid nii siiapoole kui siiapoole. Katuse kalle on siin täpselt 45 kraadi, nii et ma pean posti otsad, mis lähevad siin ülesse, lõikama ka kaldu. Sõrestik sai valmis. Nüüd on kell nii palju, et ma teen väikese lõuna, see on kõhu täis, et saada natuke rohkem energiat juurde jälle. Ja siis ma katan selle seina koormakattega ja liigun teisele poole maja. Teen siis alumise otsa seina seal. Vähemalt ma teen ettevalmistused, et saaks sõrestikku sinna paigaldada. Tänane lõunasöök on mul kingikoti sees. 2 termost, ühes on kohvi. Teises on tatar guljašiga ja loomulikult must leib ka. Lõuna peetud, kõht on täis, nüüd on aeg hakata edasi tegutsema. Kolisin nüüd teisele poole maja. Siin ma võtan selle koormakatte natuke üles poole, et mul oleks ligipääs ülemise seina siis alumise vöö juurde. Siis on vundamendi peal üks segukiht, see tuleb ära võtta, et alustan sellega.
nii, vundament on mul nüüd puhtaks tehtud segust. Nüüd ma hakkan nuputama välja, kuidas seda alumist verestikku siia teha. Aga arvatavasti nuputamisega ma siis piirdun täna, sest mul ei ole alumisele vööle, brussile siis vundamendi linti. Türopapi riba, ütleme nii. Selle ma pean täna kuskilt ehituspoest ostma, siis homme endaga kaasa võtma. Nii, tänaseks on mu tööpäev läbi. Et lisaks nuputamisele ma sain veel tegelikult alumise seina ülemise vöö pandud. Et homme võtan vundamendi lindi kaasa, siis saan alumise vöö panna ja siis jätkata postidega. Error-prone contractor. From the construction site. Honest and unfiltered. Built on experience, not just words.